Tere! Minu avalikud salamõtted podcast jätkab siin jälle oma jutupuhumist. Mul oli plaanis küll mitte ainult juttu puhuda, vaid mul oli plaanis ka midagi konkreetset näidata sulle. Aga ma ei tea, ma vist ei hakka seda tegema, sest see tehnika pool, see, kuidas kokku lappida videotest mingisugust midagi korralikku saadet või korralikku filmilaadset värki, selleks mul praegu siin võimalused puuduvad või siis võtab liiga palju aega lihtsalt ja mul ei ole tahtmist sellega praegu tegemist teha. Aga siis kõigepealt enne kui üldse midagi siin, enne kui ma üldse rääkima hakkan, muidugi ütlen, et ilm on väga talvine, krõbe, külm, ei ole mingisugust vahet, kas kuskil Põhjamaal oleks või siin Lõuna-Ungaris praegu. Nii et ja kogu see nädal ähvardab niisugune tulla, et öösel isegi -20 kraadi, kuni -20 kraadi, päris -20 kraadi vast ei tule. Minu arvates, kui -12 kraadigi tuleb. Aga on olnud arvamus, et võib isegi -20 kraadi tulla. Aga see siis selleks. Aga siis tegelikult peaks kohe asja juurde minema, et ja enne kui mõningad väiksed konventsionaalsused siis, et kui sa siis oled harjunud vaatama minu podcasti, siis ja seda regulaarselt teed, siis võiksid vajutada sellele nupule, seal on üks niisugune nupp, telli ja siis sa tellid mu kanali ja siis sulle tulevad teavitused selle kohta, kui mul jälle mõni video välja tuleb, kui mõni uus episood jälle teieni jõuab. Samuti, kui sulle need meeldivad ja kui sulle ka ei meeldi, aga sest tegelikult ma räägin paljudest sellistest asjast, mis juba loomulikult inimesele ei meeldi, sest praegune maailma poliitiline olukord ongi niisugune, et ega see ei meeldi üldse. Need protsessid, need muutused, mis toimuvad, need ei meeldi. Aga sellele vaatamata võid sa mu video meeldivaks märkida ja jagada ka teistega ja muidugi kirjutada oma kommentaare, mis sina arvad nendest asjadest, millest ma räägin oma video podcastis, sest minu jaoks on muidugi loomulikult need asjad olulised, aga et toimuks ka mingisugune vastuväe. Ega ma ei pahanda ka, kui keegi midagi kirjuta, keegi midagi ei vasta minu jutule, aga see selleks. Ühesõnaga, lähme siis kohe asja juurde. Kõigepealt, paljudest asjadest, mis on praegugi aktuaalsed, nendest asjadest on juttu olnud. Koer hakkas aukuma, nii kui ma hakkan videot tegema, hakkab ka aukuma. Ma ei tea, mis tal viga on väljas. Kuuleb mu häält ja mõtleb, et ma kellega räägin, et siis okei. Nüüd jäi koer natukeseks vait, ma ei tea, kas ta varsti hakkab jälle häält tegema. Aga kõigele vaatamata siis jätkan ma oma episoodi tegemist. Nii, ja ilmselt on need sündmused, mis toimuvad maailmas juba kõigile väga silma hakanud ja mõned inimesed, kellel on ilmselt aega palju või siis keda need asjad tõepoolest erutavad ja keda need asjad teemad huvitavad, et nad krutivad siit-sealt kanalitest, vaatavad, et mis jälle uudist on, millised iga tunni tagant mõned inimesed isegi teevad seda, et vaatavad jälle, et kas on midagi uut toimunud, mingit pööret, Trump on jälle midagi pöörast ütelnud või on tõepoolest olukord eskaleerunud, aga olukord on tegelikult tõepoolest väga selline kummaline, väga
mitte soodne sellele poolele, mida tegelikult Eesti oma ametliku poliitika vältel või oma iseseisvuse ajal ametliku poliitikana on esindanud, et nendele vaadetele, nendele põhimõtetele ja nendele nende alused on nagu kõikuma hakanud kuidagi ja viljutine Kaja Kallase väljaütlemine, et olukord on nii hull, et hakkab jooma, et see on muidugi paljudes vastukaja leidnud isegi üle maailma, mitte ainult Eestis, üle maailma selle üle naetakse ja Kaja Kallasest isegi karikatuure tehtud ja mida kõik ühesõnaga aga tegelikult ta on ka keeruline ja ma kunagi tegin ühe podcasti, kus ma võrdlesin siis ma tegin ühe episoodi, podcasti episoodi, sest podcast on üks nagu selline pikk seeria paljudest erinevatest episoodidest kokku pandud, aga pannakse ja ta ei ole kaugeltki valmis, seda võib lõpetuseni teha, kui tahad. Aga siis on veel niisugune asi, et ma rääkisin sellest, et mida ma rääkisin sellest, et Trumpi veel enne Alaska kohtumist oli see jupp maad enne Alaska kohtumist, kus Putin ja Trump kohtusid, et see, mis toimub Trumpi ja Putini vahel, et see meenutab kangesti seda, mis toimus enne teist maailmasõda Stalini ja Hitleri vahel. Kuigi Stalin ja Hitler isiklikult ei kohtunud, aga kohtusid nende esindajad, kõrged esindajad ja isegi käisid Saksamaa esindajad käisid Moskvas kohal ja selle tulemuseks oli lõppkokkuvõttes oli niisugune selle Saksamaa ja Stalini Venemaa, Nõukogude Venemaa omavaheline lähenemine oli nii jõuline, et selle tagajärjel siis moodustati jagati ära maailm ja kirjutati alla ühele niisugusele paktile, mida nimetatakse ajal, hiljem on hakanud seda nimetama siis Ribbentrop-Molotovi paktiks ja see oli ka see pakt, mille kallale siis läksid ka Eesti need niinimetatud või mitte niinimetatud vabadusvõitlejad, võib küll nimetada niisugused inimesed, kes alustasid sellega, et seadsid veel nõukogude ajal, sügaval nõukogude ajal ja said sellest kannatada ja karistada ja olid vangilaagrites, et nemad hakkasid siis küsimärgistama seda, mitte ainult küsimärgistama, vaid ka hukka mõistma siis Molotov-Ribbentropi pakti ja siis lõpuks, kas nüüd just ainult see, aga see oli kindlasti üks mõjuv tegur, mille tõttu need protsessid hakkasidki nii energiliselt arenema, et Nõukogude Liit kukkus kokku. Ja oma ühes varasemas episoodis, nagu ma juba alustasin seda pikka lauset, et siis ma ütlesin, et see Trumpi ja Putini omavaheline lähenemine meenutab kangesti meenutab kangesti seda sama Ribbentrop-Molotovi pakti ja siis esimese teise maailmasõja vahel, mitte siis selles viimases järgus, vahetult enne teist maailmasõda siis, kui siis hakkas juba toimuma Poola kallale, ongi selle Poola jagamine, õigemini täpsemalt. Ühelt poolt tungis kallale Saksamaa, Poolale võttis kogu läänepoolse osa ja siis idapoolse osa vallutas Venemaa, Nõukogude Liidu nime all. Kuigi tolle ajal olid Nõukogude Liidus aktiivsed tegelased, isegi ka ukrainlased muidugi, olid valgevenelased, olid teised rahvused ka, aga ja kuigi juhtivatel positsioonidel ei olnud
sugugi mitte kõik kaugeltki venelased, nagu mõned paremaailmusliku maailmavaadetega inimesed väidavad, et väga palju oli ja suur enamus isegi juute ja teisi rahvusi, Dzeržinski oli poolakas ja Stalin oli grusiin ja nii edasi. No muidugi seda küll, aga nad kõik rääkisid vene keeles ja nad kõik pidasid vene keelt oma enda keeleks praktiliselt. Ja nii edasi, aga ma ei räägi praegu sellest tegelikult, ma ei räägi sellest, mis toimus siis, ma räägin sellest, mis toimub praegu ja ma läksin siis tagasi selle oma eelmise ühe varasema episoodi juurde, kus ma rääkisin siis sellest, et ma võrdlesin seda Trumpi ja Putini omavahelist läbikäimist siis sellele, mis toimus vahetult enne teist maailmasõda Stalini ja Hitleri vahel. Mitte seda, et ma oleksin nüüd kohe võrdlusmärgi pannud näiteks Putini ja Hitleri vahel, kuigi see on reaalne mõnes paljuski, aga paljuski nad täiesti erinevad muidugi loomulikult vahel. Aga ja siis, et Stalini ja USA vahel, kuigi mõned teisedki analüütikud on viidanud mingisugust sarnasust Ameerika Ühendriikides tema varasemate valitsuste ajal sellele, nendele protsessidele, mis toimusid omal ajal Nõukogude Liidus ja mille üheks suurimaks väljendajaks oli siis gerontokraatia ja sellele gerontokraatiale siis pani põntsu lõpuks siis Gorbatšovi tulek, kes siis kelle tahtmine ausana näidata Nõukogude Liitu ja Nõukogude Venemaad, siis ma ütlen, mitte ainult Venemaad, aga ikkagi Nõukogude Liit ja kuna vene keel oli põhiline keel, siis me ei ole liialdus öelda, et see on Venemaa ja kuna Venemaa peab ennast Nõukogude Liidu õigusjärglaseks, siis ma arvan, et ei ole vale nende vahel isegi kas nüüd absoluutselt võrdusmärki panna, aga ligilähedaselt sa teate küll, see kald 2 kriipsu lainelist pea ligilähedaselt teineteisega. Ühesõnaga jah, et siis pikk jutt praegu tuli välja sellest, aga seda võiks ju ühe sõnaga kokku võtta, et Stalin ja Putin omavaheline lähenemine siis meenutas selles episoodis, milles ma kunagi siis tegin, mida ma tegin ilma oma näopildita, muidugi näopilt oli küll, aga vist, ma ei mäleta, aga vähemalt avakaardi peal küll oli. Ühesõnaga, see oli üsna algusjärgus, kui ma tegin seda podcasti ja siis ma rõhutasin nagu seda, aga see jah, see ma ei tea, kas see ei olnud kohale, ega liiga palju vaatajaid mul tol ajal ei olnud, mul ei ole praegu ka liiga palju vaatajaid ega kuulejaid, nii et ma ei tea, kui paljudele see kohale jõudis, aga muidugi seda sama võrdlust on toonud teisedki aga kui ma jagasin seda episoodi, siis mõningate inimestega ja ka Messengeri kaudu näiteks saatsin mõnele, kuigi praegu selle ajal ma seda enam ei tee, ma ei taha tülitada inimesi, sest mõned inimesed panevad pahaks, kui neile saadad niimoodi, et nad kuuleksid sinu juttu, et mis sa siis pämmad oma värki, aga teisiti ei saa lihtsalt, kui muidu jõua inimestele kohale, muidu väga vähestele jõuab kohale, midagi peab kuidagi jagama. Jah, aga siis ühesõnaga, et nii siis mitte keegi, see oli üsna tuntud inimene, kellele ma ka siis saatsin selle, tema nimi on Linnar Priimägi, tema kirjutas, et see on väga naiivne arutelu, 3 sõna, rohkem mitte midagi. Teised ei kirjutanud midagi muidugi vastuseks sellega, kellele ma saatsin, aga tegelikult hea küll, ma ei tea, naiivne või mitte, või kuidas sulle ka ei tunduks asi, aga asjade sündmuste käik näitab, et see kõik, mis toimub, viitab sellele ja ma kohe hakkan sellest lähemalt rääkima.
vaata, kes siin on, vaata, kes siin on, vaata, kes siin. Okei. No nii, juba eelmises episoodis rääkisin ka sellest muidugi, et kuidas siis Maduro ära rööviti Venezuelast ja muidugi ka sellest, kas see kõik ja ülenemis juba episoodis oli ka sellest juttu. Aga noh, ühesõnaga ma rääkisin sellest, et siis kuivõrd filigraanselt see oli korraldatud, see röövimine ja aga ometi see on ju selges vastuolus nagu rahvusvahelise õigusega, aga noh, see ei ole meie asi, meie võime omalt poolt, kes me siin kaugel oleme sellest kandist silma kinni pistada ja ennegi on diktaatoreid ära kursinud ja muid kurjategijaid, rahvusvahelisi kurjategijaid. Bin Laden näiteks, mäletame, kuidas Pakistanis Bin Laden ära rööviti. Taustalugu me tea täpselt väiteid, et tegelikult see ei olnudki Bin Laden, mõned on väitnud seda. Ja siis nüüd käib märul siis Gröönimaa ümber. Samuti käivad siis märulid Iraanis ja Iraaniga seoses tuleb kohe siis ära mainida, et Iraani mässulised või kas nüüd kellele mäss, kellele ülestõusjad ja mässajad, kindlasti siis Iraani selle usujuhi või riigijuhi Khomeini silmis või Khomeini või mis ta oli, tema silmis on need mässulised, aga eurooplased peavad neid pigem ülestõusjateks ja streikijateks ja vastuhakkajateks, ühesõnaga režiimile vastuhakkajateks. Ja USA lubas, et kui Iraan ei lõpetama ajatolla ei lõpetama seda inimeste tapmist, siis ta USA sekkub, mille peale siis USA ütles, et kui USA sekkub, siis Iraan võtab sihiku alla kõik Lähis-Idas olevad USA baasid. Mõni aeg pärast seda paralleelselt nende sündmustega siis rääkis Donald Trump sellest, et tema sekkub Iraanis, sest mingisuguste kanalite kaudu, kuidas ta oli siis Iraani juhtidega suhelnud, olevat nad väitnud, et nemad ei tapa enam inimesi, et siis ei ole tarvidust sekkuda, siis Iraani ülestõusjad siis peavad seda reetmiseks lausa mõned, siis ja nii edasi. No vot, Iraaniks. Aga nüüd tegelikult samal ajal, kui räägitakse Iraanis Ameerika Ühendriikide sekkumisest, siis seal tapetakse inimesi tänavatel ja ohvrite arv ulatuvad mõned allikate järgi juba praeguseks hetkeks juba 5000-ni. Ma teen seda saadet 19. jaanuaril, see tähendab esmaspäev 19. jaanuar 2026 teeme seda saadet ja praeguseks viimased allikad, mis ma kuulnud olen, võib-olla on veel uuemad allikad olnud, on 5000 olevat olnud. Teised allikad toovad muidugi palju väiksemaid arve selle, nii et keda uskuda, see on iga oma asi, aga me ei tea täpselt, aga igatahes palju inimrohvreid on. Nüüd, kui USA peaks sekkuma, siis samal ajal kui USA-d kutsutakse appi, ootavad appi need ülestõusjad, USA-s on endas rahutused mitmes osariigis, peamiselt Minnesotas ja ka seal on inimohvreid ja põhimõtteliselt kõik on seotud sellega, et ICE või siis see, kuidas politsei eriüksus, keda on nimetatud, kes siis Donald Trumpi oma isiklikuks kaardiks või kaardiväeks või oma
isiklikuks selliseks kaitseüksuseks või selliseks, nagu omal ajal näiteks oli Hitlerile ja siis 30. aastatel möödunud sajandil oli Hitleri jaoks siis nii vahetult enne seda, kui ta võimule tuli, oli SA ja siis hiljem tekkis ka SS ja muidugi Ameerika Ühendriikide demokraadid ja need, kes siis peavad neid demokraatliku valitsusvormi kõige paremaks tegelikult, kui kes on, selle üle ka palju vaieldakse muidugi, mis on siis demokraatia üldse ja mis on see, kui demokraatia, et kas liberaalne demokraatia on ikka päris demokraatia, selle üle ka vaieldakse muidugi, aga las nad vaidlevad, sest tegelikult nende teemad, ma ei ole saanud rääkida, need mõtted mõlguvad peas, aga minu arvates ma püüan nagu eelnevalt nagu välja tuua sellise essentsi sellest, kuidas ma näen neid maailma asju, et mõned ületähtsustavad igasuguseid ideoloogiaid, igasuguseid selliseid maailmavaatelised probleemid on väga tähtsad ja maailmavaatelised küsimused, et inimesed on valmis oma maailmavaate pärast teist tapma ja kahjuks toimub siin-seal, nagu me uudisteski praegu näha võime. Aga siis ühesõnaga, et mis siis seal Minnesotas toimub, on see, et inimesed nimetavad seda ICE, migratsioonipolitseid Gestapoks lausa, et ICE on sama hea kui Gestapo, Gestapo võtetega siis püüab tänavalt immigrante, peksab neid ja kisub autodest välja, see mitte ainult immigrante, mitte kaugeltki mitte ainult teiste riikide kodanikke, kes on illegaalselt sisse tulnud Ameerika Ühendriikidesse, vaid ka oma kodanikke ja sageli nende väidete põhjal ei ole põhjuseks mitte üksnes see, et nad on nüüd ei räägi korralikult inglise keelt, räägivad aktsendiga inglise keelt või nad on teist nahavärvi, lihtsalt näevad välja mehhiklasena või mõne lõuna-ameeriklasena, ühesõnaga et see on niisugune nagu mitmed demokraadid on väitnud, et täitsa fašism, see, mis Ameerikas toimub, Donald Trumpi isiklik ihukaart siis peksab inimesi, kisub autodest välja, viib kodudest ära inimesi, inimesed nutavad tänaval ja see kõik on Ameerika Ühendriikides ja mitte Iraanis. Et samal ajal kui Iraanile Iraani oodatakse ameeriklasi appi ja ülestõusjad alguses nägid Ameerika Ühendriikides pigemini liitlasi, siis on küsimus, et aga mis Ameerika ise oma kodus teeb. Nii, Gröönimaa küsimuse juurde meile veel tulnudki, aga eks seda jõuab ka. We're trying to get status. You got a Honduran here. We're trying to get status. That's fine. Open the door. I'm going to break the window. 1, 2. I'm going to break it. Open the door. Open it. Last warning. You're going to get away. You're going to get away. Open the door. Bring out the Honduran. Bring it. Everybody step back. Get back. Get back. Stay back. Stay back. Stay
back. What the fuck did he do to you? Stay back. Hey, stay back. Do not put your vehicle in here. I'm not resisting. I'm not resisting. I'm not resisting. Hey, I'm not resisting. I'm not resisting. Nobody didn't do anything. I'm not resisting. Nobody did. I'm not resisting. Coward. Katkend Netflixi uuest sarjast. Tegemist on ikkagi tegeliku eluga Ameerika Ühendriikides praegu Minnesota osariigis toimunud sündmustest. Ja analoogsid on muidugi mujal ka ja lausa piiripunktidel võib kohata ka samasugust, võib internetis üles leida piiripunktides toimunud samasuguseid vägivaldseid stseene. Aga jah, samal ajal võib märkida ka seda, et mis puudutab Ameerika Ühendriikide 47. presidenti Donald Trumpis, tema arrogantsus läheb juba praegu nagu üle igasuguste piiride, et kui paljud inimesed, kes veel siis hiljuti see oli üsna hiljuti, 1,5 aastat tagasi, 2 aastat tagasi siis suure suuga rääkisid, et nemad on Donald Trumpi poolt, nüüd nad näevad seda Donald Trumpi tegevuses ohtu, riski Ameerika Ühendriikide enda jaoks lausa. Paljud neist tema endised valijad on temast lahti ütelnud ja Donald Trumpi reitingud on läinud kuskile 40% või isegi alla selle väidetavalt. Sest ma ütlen väidetavalt sellepärast, et mina ise ei ole möödnud, esiteks mul ei puuduvad otsesed andmed mingisugusest reitingutega tegelevalt firmalt. Ma lihtsalt räägin seda, mida ma sealt olen üles korjanud selles suhtes. Ma räägin praegu edasi. Ma ütlen siis, et need on niisugused hinnangulised reitingud, mille järgi ja ilmselt on keegi midagi sarnast ka teinud tõepoolest neid uuringuid nende kohta. Aga jah, paar sõna siis Donald Trumpi arrogantsusest veel. Me ju teame, et Donald Trump on ärimees, aga tegelikult väidetavalt tema rikkus ei pärine mitte esmajoones äritegevusest, isegi ta on mitu pankrotti üle elanud, kui palju pankrotte, ma ei tea, aga väidetavalt pärineb tema rikkus peamiselt show businessest. Et kunagi oli ju Donald Trump samamoodi showman nagu Zelenskõi, Ukraina president, et selles mõttes neil on sarnasus, kuigi ma olen veendunud, et ja kõik märgid näitavad seda, et Donald Trump ei või Zelenskõit sallidagi. Aga mis selle põhjuseks on, seda võib küll arutleda, aga üks olulisemaid põhjused, et ilmselt ta näeb mingisuguses konkurenti võib-olla Zelenskõis äkki. Hea küll. Igatahes on selline nähtus üsna levinud, et karismaatilised isikud sageli ei salli teisi karismaatilisi isiksusi enda kõrval. Nagu on räägitud, et nagu on selline kõnekäänd, et ei salli teist jumalat enda kõrval. Et see paistab olevat kehtiv ka Donald Trumpi puhul. No nii. Ja nii võib isegi ääri-veeri väita ka midagi sarnast, et ilmselt on Donald Trumpi hiljutised jõulised sekkumised Venezuelas ja nüüd selle assitegevus muuhulgas ja siis Gröönimaa küsimus võib-olla ka ja siis Iraaniga seoses
seotud sellega, et ja just niisugused äkilised ja just jõulised sekkumised, kus ei ole praktiliselt väga väike risk, sellepärast kõik on nii ette valmistatud ja Ameerika Ühendriikide tehnilised võimalused lubavad palju kergemini ette valmistada igasuguseid operatsioone paremini kui teistel riikidel, et siis näidata selle, et ei ole need Zelenski ja ukrainlased need uudised nende kangelaslikkusest ei ole midagi nii erilist, et näed, ameeriklased on palju osavamad või midagi taolist või palju paremad, palju efektiivsemalt tegutsevad või mida iganes. Aga jah, nagu ma ütlesin, et mis on selle põhjuseks, üks põhjuseks on see loomulikult, et ameeriklastel on palju vahendeid, 100 helikopterit oli julgestas Madurot selles hoones, kus olid Maduro residents, et seal igas küljes piirasid, oli juba nädal aega ette saadetud salamisi muidugi Ameerika eriüksuslased, kes või spioonid või kes tahes, kes jälgisid neid vastasmajadest ja vastastreppikodadest ja ühesõnaga et neil oli kõik pilgu all ja nii põhjalikult ette valmistatud, aga neil on muidugi loomulikult ka ressursse, millega neid ette valmistada palju rohkem kui kellelgi teisel, rohkem kui Ukrainal, rohkem kui muudel maadel. Ühesõnaga, et pole imestada ju see, et ameeriklased suutsid niisuguse operatsiooni ette valmistada, seda enam, et see oli ainult sellele kontsentreerunud, et mis pärast seda Venezuelas on juhtunud, tegelikult mitte midagi erilist. Võib-olla mingisugust määral on kontrolli saanud oma, see niinimetatud oma jutumärkides oma õlivarude üle, aga ikka on veel see sama valitsus ja samad inimesed võimul, kes olid ennegi, see sama riigimehhanism töötab, ei ole ameeriklased mitte midagi teinud ja nii palju, et nad ei ole hakanud, nad ei saa päris täpselt teha kõike seda, mida nad teevad, vaid nad püüavad mitte uuesti pahandada ameeriklasi, need, kes on võimul, kuidagi ettevaatlikult ühesõnaga tegutseda selles mõttes. No nii, see on üks asi. See on üks, nii et jah, et mis oli Donald Trumpile tähtis esmajoonas, nagu showman, nagu ta on, et ta tahtis endale tähelepanu pöörata, kaamerate all, kõik kogu maailma ees, jälle Donald Trumpi käsul Ameerika, eriüksused, siis maailma parimad, nagu nad peaksid olema, et nemad siis valutasid, võtsid nii peenelt vangi siis selle Maduro bandiidi, maffia pealiku, kes oli ameeriklaste silmis ei olnud rohkem kui üks mafiooso, tavaline mafiooso ja mitte üks riigipea. Ma olen siin-seal kuulnud nagu selliseid arvamusi ja uudiseid või isegi uudiseid, jah, et näete, kuidas siis Trump oleks nagu mingisuguse salajase kokkuleppe sõlminud Putiniga, et vaata, mis ta teeb üle maailma, kuidas käib see geopoliitiline võitlus, et siis et tema jaoks ole Ukraina esmajoonas tähtis, et see on Euroopas ja Ukraina kõik ja puha ja Euroopa ei ole tal üldse mitte sümpaatne nagu eurooplastele, ameeriklased sageli ja siis ühesõnaga, et vaata, mis ta on venelaste jaoks kõik teinud, esiteks Süürias on sealne Assadi režiim kukutatud, venelased oma geopoliitiliselt tagasi astunud jälle,
nüüd siis Venezuelas on pandud pirakas Vene geopoliitilisele mõjuvõimule, et venelased, et ei lase nüüd venelastel sealt õli vedada oma tarbeks ja ise äritseda sealt sellega. Siis mis veel, kus veel siis nüüd Iraan on ka niisugune piirkond, no Iraanis nagu see viimane uudis, et sellepärast, et Iraan lubas Iraan lubas pommitada USA sõjaväebaase Lähis-Idas, et kas see avaldas mõju või midagi muud, aga igatahes USA nagu esialgu paistab, et tema ei kavatse sekkuda sõjaliselt Iraani asjadesse, et mida see siis kõik nüüd, et kas see tähendab nüüd seda, mida see peaks tähendama, et kas see tähendab nüüd seda, et niisugusel, et USA võitleb nagu Venemaa vastu geopoliitilisel lahinguväljal, et Venemaa muudkui kaotab positsiooni USA-le praegu, et ma arvan, et tegelikult, et selles suhtes, et see ei ole ikka päris täpselt niimoodi. Miks? See on küll niimoodi osaliselt, aga see võib ju olla oma kokkuleppe osa ju tegelikult täitsa. Sest Ameerikas ka räägitakse ju väga palju hemisfääridest nüüd viimasel ajal. Kuidagi nagu see on nüüd väga tugevalt esiplaanile tõusnud, et maailm jagatakse nagu siis 3 põhilisse hemisfäärid. No, mõned ütlevad sinna ka Venemaa, Euroopa jäetakse välja või siis arvatakse kaasa, mõned arvavad, et Euroopa on 3, teised arvavad, et Venemaa on 3, kuidas nad on jaganud selle maailma omavahelistes kokkulepetes, et nii, ühesõnaga siis, et see võib olla kõige selle osa, sest tegelikult me ei tea ju, mis on üks asi on see, mis meile infot, mida meiega jagatakse, teine info on see, või teine maailma sündmustest toimuv osa on see, mille kohta meile infot ei jagata. Et kuigi näiteks Süürias on Venemaa, kas ta on ikka, aga Süürias oma mõjuvõimu täielikult kaotanud. No sellist mõjuvõimu nagu Assadi ajal muidugi enam ei ole tal seal. Aga samas siis Venezuelaga ei saa öelda, et ta oleks täiesti mõjuvõimu sealt kaotanud nüüd pärast Maduro röövimist isegi. Aga siiski jah, seal natukene mingil määral. No see selleks, need ei ole isegi kõige tähtsamad, tähtis on see, et me ju ei pane teisi asju väga tähele. Me ei tea isegi täpselt, kuidas on lood, näiteks Aafrikas venelaste mõjuvõim väga tugevalt kasvanud samal ajal ja me ei näe seda, kuidagi neljast ei räägita üldse, nagu keegi ei maini seda. Vähemalt mina ei ole kuulnud, võib-olla mina ei tea täpselt, aga see ei satu uudiste orbiiti, kuidas venelaste mõjuvõim Aafrika riikide seas on kasvanud mitmes paigus, enam mitte Malis ainult, kus Wagnerlased siis prantslaste ja siis eestlaste ka muuhulgas sõjaväelased välja vahetasid ja vaid ka mujal maailmas, mujal riikides on see toimunud. Siis India on, kui meil seal küll ei ole võib-olla sõjaline koostöö, Indiaga suhe on India-Venemaa suhe ja Venemaa mõju Indiale või vastupidi. See on peamiselt ikkagi nafta ja õliga seotud ja kütustega, toorainega peamiselt niisugune. No jah, siis Hiinaga on hoopis keerulisemad suhted, sest Hiina ja Venemaa ja võib-olla mitte ainult tänu sellele Ukraina sõjale, vaid siiski peamine faktor on selles see, et Ukraina sõja tõttu on Venemaa sattunud ja Hiinast sõltuvusse suurel määral lihtsalt pooled kaubad, mis Venemaal
turul võib leida, pärinevad Hiinast, aga see ei ole mitte ainult Hiina omapära, see on ülemaailmne. Hiinal on väga palju turgu erinevates Aasiade riikides ja nad tegutsevad ja nad on Ungaris ka mitte peaaegu, vaid igas Ungari linnakeses on väike Hiina pood või Hiina kaubamaja, suurem ka, mõnes kohas päris suur kaubamaja, Hiina kaubamaja. Nii et, ja samas hiinlased on täitsa omate ühiskond Ungaris ka näiteks, et kes siis üldse nagu ei paista silma, neist ei räägita, neist ei kirjutatud uudistes, nad tegutsevad omaette, nad teevad oma äri ja räägivad hiina keeles, kuigi mitmed neist oskavad ungari keelt ka, aga ja noored, kes on siin üles kasvanud, noored hiinlased, nemad oskavad täitsa vabalt, räägivad muidugi ungari keelt, aga see on niisugune ühiskond siin Ungaris sees, millest ei räägita, mida ei meenutata palju, et ja see on ilmselt, see on Venemaal ka samamoodi ja ilmselt ka teistes riikides, nii et Venemaal muidugi eriti, nii et ja kui neid ei oleks, siis lisaks sellele muidugi siis need, mis Venemaa näitajad, majandusnäitajatega seoses räägitakse, et sanktsioonid on paljuski Venemaad nõrgestanud, et kaubad kadunud poest ära, vähem kaupu saada ja nii edasi, aga muidugi Venemaal võib leida igasuguseid kaupu, mis on täitsa illegaalselt sisse võetud riiki ja Euroopa erinevates paigus ja Venemaal võib igasugused asjad, kuigi Ameerika firmad ja mitmed Euroopa firmad on välja läinud sealt Venemaalt, mitte kaugeltki kõik loomulikult, aga samas need tooted erinevad kanaleid pidi joovad ikkagi Venemaa turule, kui mitte ametlikule turule, siis mustale turule ja seal on neid ikka saada. Nii et need on väga keeruline situatsioon, aga ühesõnaga jah, millele ma viidata tahtsin on see, et Venemaa on Hiinast sõltuvuses ja et mõned isegi ütlevad, et nii suurel määral, et teda võib pidada nagu Hiina vasalliks, et see on Hiina huvides, et toimub Ukraina sõda, et ainult Hiina on see, kes saab peatada Ukraina sõja, teised riigid ei ole selleks suutelised, sest teistel riikidel puuduvad need hoovad. Hiinal on, aga Hiina ei ole huvitatud, sellepärast, et Hiina ei ole sellepärast huvitatud, et kui Venemaa jätaks sõdimise, Ukraina sõdimise ja Ukraina vallutamise sinna väika, vähemalt proovi vallutada Ukrainat, mitte vallutamise, aga ütleme, et proovimise sinna paika, siis ja ta kaoks maailma orbiidilt vähemalt selles aspektis, siis Ameerika Ühendriigid ja teised Hiina vaenlased saavad palju rohkem energiat pühendada sellele, et Hiinaga tegeleda. See on paratamatult nii, see on nagu, et kui sa ei saa mitud asja ühe korraga teha, nagu sa isegi tead oma eluski võib-olla, et kui sa tegeled mingi asjaga, et parasjagu kirjutad midagi, aga sa ei saa samale praadida näiteks kotletti, kui sa kirjutad või mida tahes, ütleme näiteks. No nii. Pärast ongi nii olukord, et need inimesed, need ringkonnad, kes need ka ei oleks, mõned ütlevad, et see on siis salajane eliit, teised ütlevad, et see on mingi deep state või ma ei tea, mis tahes, et on niisugused jõud, kes siis tegelevadki sellega, et panna sind tegelema idiootsustega, millega sa muidu millel ei ole mitte mingisugust mõtet, et jah, ühesõnaga, et sa tegeleksid niisugust asjadega, millel ei ole mitte mingisugust mõtet, mis mingisugust sulle mitte midagi ei anna, sulle mitte midagi sisse ei too, sind ei arenda ja ühesõnaga, et sa midagi teeksid, midagi sellist, mis sinu tähelepanu kõrvale pööraks nendest asjadest, millega sa tegelikult tegelema peaksid, kui sa tahaksid edukas olla.
ja eks sellepärast ole ka see, et siis saadetakse inimestele, pannakse inimesi narkootikume tarbima, pannakse inimesi, et nad narkootikume tarbima selleks, et nad ei tegeleks liiga palju poliitikaga või riigastega või ühiskonnadega või nüüd ainult poliitika seda sama ülesannet teenib või mitte ainult narkootikumid, seda sama ülesannet teenib ka näiteks meelelahutustööstus, siis Disneyland või kas või Hollywood, et siin tegeleksid ühesõnaga niisuguste idiootsustega, mis sul vaimu mõnes mõttes mingil määral virga hoiab, aga samas sind edasi ei arenda, sellepärast et seal ei ole midagi muud, seal ei ole midagi uut, seal ei ole midagi sellist, mis sulle kas intellektuaalselt arendaks või sulle kas või raha sisse tooks, sest sa võid päevad läbi vaadata Hollywoodi filme või Netflixi seriaale, sa ei saa targemaks, võib-olla sa mingis olukorras, mingisuguseid sa täitsa valet infot selle kohta, kuidas sa mingis olukorras peaksid käituma, sellepärast et seal ei näidata õieti neid asju ja nii edasi. Ühesõnaga, saad aru, et väga palju on niisugune asendustegevust, meid tahetakse tegelema panna asendustegevusega selleks, et meid kontrollida, selleks, et meid mitte lasta takistada kedagi kas siis rikastumast või juhtivale positsioonile jõudmast, meid valitsevale positsioonile jõudmast, et saaks, ühesõnaga, et ühesõnaga, et nagu ongi võim ja raha, need on, ja raha on võim ja võim on raha, võim toob raha ja räägitakse ka muidugi sellest, et teadmine on jõud, aga tänapäeva maailmas see, kus me siis oleme, siis rohkem on nagu niisugune teadmine, et see teadmine on ainult jõud, tundub olevat, millega saab raha sisse tuua, aga väga palju erinevaid teadmisi, millega otseselt raha sisse ei tuua ei saa nii et jaa, aga samas peavad need teadmised olema, sest muidu me ei saaks õiget pilti oma maailma kohta ja nii edasi. Ühesõnaga siis, et asendustegevused ja muud sellised asjad, neid muud kui neid määritakse meile vähe igasuguseid asendustegevusi. Tegelikult see, mida ma siin praegu teen, on ka teatavas mõttes üks asendustegevus, sellepärast, et minu eesmärk ei ole mitte neid igasuguseid podcasti teha, ma ei taha üldse raadio- ja ajakirjanikuks või telekaajakirjanikuks saada, ei ole kunagi tahtnud, see on minu unistust hulka kuulnud, ma lihtsalt, ma tahaks küll raamatuid kirjutada ja ma olen juba mõned raamatud kirjutanud, aga mitte eesti keeles muidugi millegipärast, olen küll kirjutanud, on küll olemas, aga nad ei ole avaldatud, lihtsalt internetis on esimene raamat, kõige esimene ja kättesaadav, aga audioraamat, ma mõtlen, aga see selleks. Ja muidugi erinevatel, kui sind huvitavad minu raamatud, 2 raamatut on inglise keeles ostetavad ja siis osta neid, vaata neid ja okei. Aga teema juurde tagasi. Donald Trumpi arrogantsusest aga et seda tema arrogantsust vaadelda, siis peame ju esmalt tagasi minema sellesse ajahetke, mil ta rääkis veel, et kui tema oleks president, siis 24 tunni jooksul hakkaks eksisteerimast see Ukraina sõda, et tal hakkaks see mida eksisteerimast, sõda ei eksisteeri, sõda on lihtsalt tegevuse kohta vist ei öelda, mida ta eksisteerib. Okei, aga ühesõnaga, et tema oleks 24 tunni jooksul Ukraina sõjale lõppu teinud. Niisugused trumpistid ja magava liikumise pooldajad, me eelnevast videoklipist siis nägime, et milleni tegelikult see maga ideoloogia, sest maga on ideoloogia, see ei ole niimoodi, et see ei ole mingisugune uus õigluse vormel, mille kuskil keegi on leiutanud selleks, et siis maailm pea pealt jalgade peale pöörata, vaid see on niisugune uus ideoloogia ja see ei ole mitte millegi poolest parem ideoloogia kui näiteks progressiivne ideoloogia,
et mõned on isegi niimoodi öelnud, ma olen kuulnud niisugust väidet, et see on üks fake progressiivsus on, maga on üks fake progressiivne liikumine, et see ei ole midagi sellist, mis meie maailma paremaks teeb lõpuks, vaid see aitab esile jõuda võimule teatavatel isikutel, kes on keskmiselt agressiivsemad, keskmiselt vägivaldsemad, sageli näiteks nende ICE agentide hulgas võib väga palju selliseid inimesi leida, kes on kohtu poolt karistatud kriminaalkurjategijad, kes on vägivaldsete kuritegude eest kinni istunud. Ma ei tea küll täpselt andmeid, ma ei vastuta nende sõnadest, ma olen lihtsalt kuulnud, ja kui keegi tuleb minu käest arupärimis, ma võin viidata tagasi selle konkreetsele videole, kus ma seda kuulasin, aga ma ei hakka seda praegu siin nimetama igaks juhuks. No ühesõnaga, internetis on sellist infot ja tõsised inimesed räägivad, aga mitte maga inimesed ise muidugi, loomulikult nemad endi kohta sellist infot ei jaga. Aga no ühesõnaga jah, et no see ma praegu Eestis ma olen väga palju kuulnud igasugust konservatiive ja parempoolseid inimesi oma maailmavaate positsioonid lähtuvalt selliseid asju analüüsimist ja rääkimist, mitte analüüsimisest on need asjad seal kaugel. Aga jah, et nad räägivad sellest ja õigustavad Trumpi ja õigustavad seda maga liikumist ja õigustavad kõike need, mida seal toimub, sest muidu oleks maailm hukas ja maailm oleks omadega täitsa perses. Aga no, vabandust väljenduse eest, aga kõik märgid näitavad, et see ei ole nii, tegelikult see on, ja see jagamine maailma globalistideks ja trumpistideks ja libertaanideks ja kelleks kõigeks, ma ei näe mitte mingisugust põhjust selleks, et see kujuneks paremini kui 20. sajandil oli 20. sajandi esimesel poole näiteks kommunistlik liikumine samasuguse põlgusega, nagu kommunistid rääkisid kapitalistidest ja fassistidest ja natsidest, samasuguse põlguse vihkamisega räägivad maga inimesed ja konservatiivid Eestis ka globalistidest ja liberaalidest ja liberaalsest demokraatiast, kuigi ma ei saa aru sellest, mis neil võiks olla näiteks liberaalse klassikalise liberaalse demokraatia vastu, sest vastasel korral, kui ei saakski olla normaalset demokraatiat, sest jah, ühesõnaga jah, paljud räägivad ka reeglitepõhisest maailmast. Reeglitepõhine maailm on nüüd kahtlusaega alla seotud, sest Trump on president ja magaliikumise ideoloogiatele paistab see üks väga suur triumfikäik olevat, et mille vähemalt Ameerika mandril ja mõnedes Euroopa piirkondades ka ja mõnedes Euroopa ja enamike paljude Euroopa maade ringkondades, et see, ma ei usu neid, ühesõnaga, et ma ei usu, et see midagi toob, et see on see, millest rääkis üks Nobeli preemia saanud kirjanik, kes ei saanud mitte niimoodi Nobeli preemiat, nagu Trump sai, kellega see Venezuela daam, opositsiooniliider, kes siis sai, kellel see Nobeli et Nobeli preemia sai, et tema andis selle Trumpile, nüüd hiljuti oli kuulda sellest, et nüüd Trump on ka Nobeli preemia saanud, aga kuidas tema on saanud mitte komisjoni andnud talle üks isik, kes andis talle sellepärast, et Maduro ära koristas võimupositsioonid ja kes oli just, kes pidas Madurot oma isiklikuks vaenlaseks ja kõige ilmsemaks vaenlaseks ja kes ilmselt oli ka seda ja kes on olnud ilmselt hirmus mees, aga noh, ikkagi sellest kõigest paistab olema niisugune showlisus või show mic juures, et nii, selles midagi head ei ole. Jah, Trumpi arrogantsus, selles oli nagu teemaks võetud, aga nagu põhimõtteliselt Gröönimaga seoses eriti silmatorkav, et kuidas siis Trump siis sellest Gröönimaast rääkis, et
et Gröönimaa peab saama Ameerika Ühendriikide 51. osariigiks ja et ta võib saada seda kas siis heaga või halva või heal teel või halvemal teel või rangemal teel või kuidas ta nüüd eesti keeles võiks olla. Nii, ühesõnaga, et kas heaga või halvaga, aga Gröönimaa peab saama Trumpi jutu järgi Ameerika Ühendriikide 51. osariigiks ja kõik ei kuula kedagi, kes vastu vaidleb, sellele vaatamata, et Gröönimaa kuulus Taani kuningakrooni alla juba siis, kui Ameerika Ühendriik ei eksisteerinudki veel, sellest nagu ei räägita, et Ameerika Ühendriigid on väga palju hiljem ja see Monroe doktriin on hiljem tekkinud veel, kui see Gröönimaa on olnud Taani kuningriigi osa, vahepeal on küll olnud Taani see Gröönimaa ju ka Norra kuningriigi osa, aga siis kui muidugi kui Taani ja Norra kuningriik omavahel lahku läks, siis see Taani kuningakrooni alla. Nii et see puudutab kaudselt mitte muidugi Taanit ennast, vaid see puudutab Norrat. Aga kõige rohkem puudutab see muidugi gröönlasi endaid ja neid inuiti rahvast, mille kohta siis viimases saates Räägime asjast Mart ja Martin Helme rääkisid seda, et miks need gröönlased nüüd on nüüd vastu sellele Trumpi plaanile siis Ameerika Ühendriikide 51. osariigiks teha Gröönimaa, et see on siis sellepärast, et taanlased on seal levitanud oma seda vasakpoolset ideoloogiat ja marksistlikku vasakpoolsest ideoloogiat ja selle et neil on seal tasuta arstiabi, tasuta haridus ja mis seal kõik veel on neil, ühesõnaga niisugused õigused, niisugused vabadused, mida Ameerika Ühendriikides erinevas paigus põliselanikel, põlismaa-ameeriklastel ei ole, ühesõnaga muidugi sellest nagu juttu ei ole, kõik see on muidugi, kus siis selle marukapitalistliku ideoloogia järgi on tegu siis mingisuguse tasuta asjadega, et see siis on nagu siis kõik sotsialistlik ja marksistlik niisugune ideoloogia, mis on nendes nagu inimvaenulik tegelikult ei ole, selles ei ole marksismiga midagi pistmist. Vähemalt ei pea seda tõlgendama ilmtingimata alati marksismi leninismina või marksismi trotskismina või millena tahes. Sest tegelikult ma ei tea, kristlik maailm, nad kuulutavad, et konservatiivid kuulutavad, et nemad tahavad kristlust, nad tahavad kristlikku maailma, et kristliku maailma järgi, et inimesed elaksid kristliku maailma järgi, et nende riik oleks kristlikel alustel rajatud ja nii edasi. Ja see on üks tõmbenumber oli Donald Trumpi jaoks ju ka, et nagu ta kuulutas nagu kristlust nagu paljud arvates, et ta on üks kristlike väärtuste esiletooja, et maaletooja või mis tahes, kuidas seda nimetada. Donald Trump kristlasena ei ole hea kristlane, esiteks. Esiteks, kristlane ei valeta, kristlane ei räägi tühja ülerinna sõnu, nagu ütleb Piibel. Aga Donald Trump teeb seda väga palju. Muidugi ta teeb nagu on selgeks saanud juba, ütleme, kui varem ei olnud see selge, siis alates 2026. aastaks on see selgeks saanud, et Donald Trump räägib väga palju tühja ülerinna sõnu, aga mitte selle eesmärgiga, et lihtsalt lobiseda, vaid tal on oma plaanid, oma tagamaad. Ja ta tahab neid teostama, tegelikult, ta tahab teostama hakata, mitte oma valimisprogrammi, see ei ole tähtis esmajoones, vaid need
visioonid, sisemised visioonid, mis tal sees on ja need on väga egoistlikud visioonid sageli ja nendes ei ole kohta teistele rahvastele, teistele inimestele, teistele riikidele. Nii et jah, okei. Väike vahe. Look, if we don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Is there any deal they can offer you? Yeah, sure. I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other, we're going to have Greenland. Well, maybe NATO would be upset if I did it. Maybe NATO would save a lot of money. But I like NATO. I just wonder whether or not if we needed NATO, would they be there for us? I'm not sure they would. We spend a lot of money on NATO, and I'm not sure they would. But Greenland should make the deal because Greenland does not want to see Russia or China take over. They don't go there. It's very far away from Greenland. And Greenland, basically, their defense is 2 dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? 2 dog sleds. In the meantime, you have Russian destroyers and submarines and China destroyers and submarines all over the place. We're not going to let that happen. In the meantime, are you going And if it affects NATO, then it affects NATO. But, they need us much more than we need them. I will tell you that right now. Minister Vivian Motzfeldt and I met with Vice President Vance and Secretary Rubio today. We came here following a number of, how should I put it, remarkable public comments on Greenland and Arctic security. The US has already a wide military access to Greenland. Under the 1951 Defense Agreement, the US can always ask for increasing its presence in Greenland, and therefore we wish to hear if the US had any further requests to make in this aspect. We would examine any such request constructively. On this basis, we had what I will describe as a frank but also constructive discussion. The discussions focused on how to ensure the long-term security in Greenland. And here our perspectives continue to differ, I must say. The President has made his view clear, and we have a different position. We, the Kingdom of Denmark, continue to believe that also the long-term security of Greenland can be ensured inside the current framework, the 1951 agreement on the defense of Greenland, as well as the NATO treaty. For us, ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark and the right of self-determination of the Greenlandic people are, of course, totally unacceptable. How important it is from our side to strengthen our cooperation with the United States, but that doesn't mean that we want to be owned by the United States, but as allies, how we can strengthen our cooperation, it's all our interest. Well, we're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. We have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. It is not a true narrative that we have, Chinese warships all around the place. According to our intelligence, we haven't had a Chinese warship in Greenland for a decade or so. And the problem is not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. There's everything we can do about things such as that. Not going to happen. We're not, I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. They were talking about they put an extra dog, and they were serious about this. They put an extra dog sled there. There's also always a bit of truth in what you say, not about the dog sleds. Well, we also have dog sleds to our special forces. That's the way to, otherwise you couldn't come around in the northern part of Greenland. But I must say that, of course, we share to some extent his concerns.
There's definitely a new security situation in the Arctic and the high north. I have a very good relationship with Denmark, and we'll see how it all works out. I think something will work out. Yeah, please. Neid vaheklippe kommenteerides siis Donald Trump rääkis sellest, et USA, või tähendab Donald Trump, nii kaua kuni USA valitsuse eesotsas on Donald Trump, USA on sellel seisukohal, et Gröönimaa saab nii või teisiti Ameerika Ühendriikide 51. Osariigiks ja kui ta selles nii kindel on, et see nii peab olema, siis ta peab olema väga kindel, siis ja et ta teeb seda vastu Gröönimaa inimeste ja Taani kuningriigi vastaselt, ühesõnaga vastu nende tahtmist. Kas ta on selleks valmis, seda me saame näha. Igatahes me kuulsime ka sellest, et 5000, lisaks sellele 11, ma ei tea täpselt, ma võin eksida praegu, 11 000 dessantväelast, Ameerika Ühendriikide dessantväelast on Alaskal, kes vajaduse korral võib siis välja saata, et teoreetiliselt muidugi võiks välja saata, et hõivata see Gröönimaa. Muidugi Taani poolne vastus oli ka siin, aga muidugi kas Donald Trump seda kasutama hakkab, ta muidugi proovib kõik teised meetodid ennem järgi, aga me ei tea. Üldiselt me kõik oleme kuulnud, me võib-olla kõik ei ole kuulnud, mina olen kuulnud igatahes sellist väidet, et Ameerika kohta, mis käib osajoones, et ta teeb kõike, proovib kõik. Ameerika valib alati õieti, kõik asjad teeb õieti lõpuks, aga alles pärast seda, kui ta kõik valed variandid on läbi proovinud. Nii et vaatame, kuidas ta siis seekord käitub. Ühesõnaga, siis asi on selles, et siis Rasmussen ja siis see naisterahvas, kes oli vist Gröönimaa, mis ta oli seal Gröönimaal, inuiti rahvusest naisterahvas, nemad siis andsid selge sõnaliselt siis vastusse Donald Trumpi soovile nii või teisiti siis Gröönimaa oma koosseisu saada, et Taani on vaatamata kõigile nõus ja Gröönimaa samuti, vaatamata kõigile nendele niisugustele käikudele, mis on tegelikult mõjus paljudele šokina, et just niisugust asjaga võib välja tulla, et tahad teiste riigi maale, et ja teiste autonoomset riiki enda koosseisu. See meenutab juba natukene seda Gruusia konflikti 2009. aastal võib-olla, kui Venemaa tahtis Abhaasiat endale saada ja sai ka lõpuks Gruusia käest nii või teisiti, nagu see on praegu seni. Ja siis ühesõnaga, et Donald Trump jääb ikka selle juurde, et ta saab Gröönimaad saada Taanit, vaatamata sellele, et siis Gröönimaa ja Taani on oma seisukoha välja ütelnud, et nad on vastavalt siis 1951. aastal sõlmitud lepingule nõus igasuguseks sõjaliseks koostööks ja majanduslikuks koostööks, ja kui USA-l on vaja kaitsevõimet tugevdada, siis palun väga, Gröönimaa on nende kasutada, kui tõepoolest on kaitsevõimest asi, siis miks mitte, et tugevdagu kaitset, sest nagu me teame, et külma sõja ajal oli ju seal üle 10 000 meheline USA sõjaväeline kontingent Gröönimaal, isegi aatomirelvad olid seal, praeguseks on järele jäänud 200 sõjaväelast ja see ei ole mitte üldsegi Taani viga, vaid on ameeriklaste endi viga, et miks nad siis ära viisid sealt oma väeüksused, miks nad ei ole valmis, miks nad ei taha seda niimoodi teha, miks nad peavad siis maad ilmtingimata omama ja ameeriklastel vastavalt siis, mõlemad on ju NATO riigid, nii Taani kui ka siis kui ka Ameerika Ühendriigid ja kuna Gröönimaa kuulub siis Taani kuningriigi koosseisu, siis kui on autonoomne täiesti omavalitsusega,
oma parlamendiga. Ja siis miks nad ei või siis jätkata seda samast koostööd, aga tuleb välja, et Donald Trumpile see ei sobi, ta tahab omada seda. Teised arvavad, et see on sellepärast, et tal on vaja neid mineraale sealt saada kätte, mis on väidetavalt Gröönimaa maapõjus peidus, et seal pidi olema terve Mendelejevi tabeli täis erinevaid maavarasid ja siis et siis Donald Trump tahab neid sealt kätte saada, et ta tahab neid Ameerika filmadele, et saaks seda Ameerika filmad hakata kaevama. Aga Taani ja nii kui Taani kui ka Gröönimaa mõlemad on selle kohta niimoodi ütelnud, et neil ei ole selle vastu midagi, lepingud võivad sõlmida ka Ameerika filmadega, et Ameerika filmad kaevandaksid sealt neid maavarasid, haruldasi maavarasid, kui neil on võimalus olemas, kui neil on seda tehnikat, ei ole takistusi selles, nii et see on täiesti absurdne paljude inimeste meelest, paljude normaalsete inimeste meelest, need on normaalsed inimesed, kes teisiti näevad, võib öelda niimoodi siis, äkki võib, mõtle ise. Sõnaga, et Trumpil on ikka vaja omada, vaatamata kõigile sellele, et tal on kõik vabadused seal tegutsemiseks olemas, et ta tahab Ameerika koosseisu ja selles on üks teised näinud, need, kes näevad Trumpi fenomeni, seda fenomeni eripära, et seda, et Trumpi käitumise, Trumpi poliitilist tegevust siis mõjutab siis tema psüühiline haiglus ja tema nartsissism ja see, et ta on sotsiopaat, kes tegelikult ei hooli inimestest, vaatamata sellele on näiteks Ukraina sõjaga seoses on palju rääkinud sellest, et teda ei huvita need Ukraina riiklikud ambitsioonidega, teda huvitab see, et inimesed ei langeks seal ja nii edasi. Ühesõnaga, et see mida Gröönimaaga seoses siis on Trump siis nüüd mida ta on nüüd välja käinud, on see, et see on tema see mania grandiosa, ta tahab saada territooriumit kasvatada, et ta tahab ajalukku minna sellisena, selle presidendina, kes on siis Ameerika Ühendriikidele uue osariigi toonud ja selles ei ole mitte selles ei mängi mitte kaasa see üldse mitte või osa mingit rolli, mingisuguse pragmaatiline osa sellest niinimetatud Gröönimaa anneksioonist, mida ei ole veel õnneks toimunud, loodame, et ei toimugi. Nii et jaa. Kui ennast on räägit, et tahaksime optuda. Inuit fællesforeningen for grønne har brug for støtte og føler sig utrygge. Følg anlægget, at der starter herfra. Of the United States of America to respect and uphold
Hjælp hinanden, hvis nogen har brug for støtte. Responsibility to shape the future of the Arctic.